Miks see koroonaväsimus siis tekib? Tegelikult ju keegi meist ei taha haige olla või ära surra, aga ometi tekib see väsimus. No eks seal on mitmed psühholoogilised põhjused. Esiteks uudsuse võlu on ju kadunud, eks ju. Sest muidu on see, et sa ajad neid uudiseid taga ja sul teab põnevat ja teist, no millega te igal hommikul tegeled, eks ju. Aga seal on nagu see, et pinge, mis on ja määramatus, ehk siis nagu öeldakse, konfliktsituatsioonid ja määramatus kõige rohkem nagu väsitab ja tapab meid nii-öeldes. Ja see ongi, et kuna see tundub, et lõputu, keegi täpselt ei tea, mis seal toimub, siis aju jaoks ta töötab päris raske. Ja kuna seda tuleb vasak paremad sisse, siis mingil hetkel sa lihtsalt otsustad, et kõik. Rohkem ma enam sellega ei tegele, sest kõigil meil on vaja ellu jääda, eks ole, kõik me jäime juba ellu, seda ka su aju ütleb sulle, et see polnudki nii hull, nagu seda presenteeriti. Ja see, ütleme nii, et see segadus, mis selle ümber on, kas ta siis nüüd on ja missugune ta täpselt on, eks see ka kõik omakorda vaata, hakkab nagu, kuidas ma ütlen, ta väsitab nii ära, et inimesed lihtsalt nagu lepivad, harjuvad ja need muutuvad immuunseks, ma ütleksin. Mis nõu sa annad nendele inimestele? Ilmselge, et mingisugustest piirangutest tuleb kinni pidada. Aga kui on see tunne, et ma lihtsalt ei jaksa, ma tahaks minna linna peale, ma ei tea, täis juua ennast või põhimõtteliselt minna ja kusagil ringi möllata. Miks seal ongi, et me väga vähe nagu mõtleme esiteks, millest me mõtleme. Sest kõik, mis meil ümbruses sisse tuleb, kõik, eks ole, tekitab meist siin ajus, eks ole, see informatsiooni kogemuse või kogus, eks ju. Ja nüüd, kui sa sellest circa 1% aru saad, mis sul üldse siin kahe kõrva vahel toimub, siis on väga hästi läinud, ma ütleksin. Pikalt arvata, et 5, aga see on väga optimistlik arvamus. Ja nüüd ongi see, et mis sa saad teha? Esiteks alates sellest, et kui sa hommikul ärkad üles ja kui sa tahad elada enda elu, mitte teiste elu, siis esimese asjana võiks mõelda, et mida ma täna teen. Nagu plaan paika panna. Absoluutselt. Seepärast, et mida fokusseeritumalt sa oma mõtteid suudad suunata, seda täpsemalt need asjad, et see ei ole mingi ime, et need lähevad täide, vaid sa oma mõttega ju annad signaali ajule, kes hakkab otsima omakorda ja nägema vastavaid asju. Aga sinna plaani ma jätan siis selle panemata, et ma linna peale lähen möllama ja ma pigem leian mingid asendustegevused või ma fokusseerin väga ära, et see ja see. Mis sa tahad, sest seal ongi, et jube lihtne on elada nii-öelda selle järgi, mida meile öeldakse. Tunduvad raske ise võtta vastutus ja otsustada, mis ma tahan enda elust. Ja eile, kui sa kutsusid mind, siis mul tuli meelde kohe see, kui ma kunagi 96. aastal olin Chicago lennuväljal, eks ju. Ja seal tekkis huvitav efekt, et tohutu suur lennujaam, ja siis tuled maha ja siis hakkab pihta see, et seal olid valgusfoorid üles pandud. Walk, stop, punane, see. Ja mõne aja pärast, ja see ei lähe kaua, umbes 10-15 minutit, sa hakkad märkama, et sa enam isegi ei mõtle, kas sa nüüd peaksid kõndima või seisma, ehk siis need on need lindid, mis seal jooksevad, eks ju. Sa lihtsalt käitud ainult, vaatad ainult valgusfoori. Nii. Aga kui see aparaat eksib, siis see tähendab seda, et sa oled seal limas. Ja sellistel olukordadel ongi, et meid on päris lihtne automaatikaks muuta kogu meie automaatseks meie käitmist, nii aju teeb hästi ratsionaalselt otsuseid. Aga nii kui sa hakkad fokusseeritud tegema, hoopis teine maailma avaneb. Seesama, ma selle käega olin siin 4 nädalat kipsis, mul on manuaal ja nüüd, kui sa vahetad käiku, sa teed seda vasaku käega. Nii, päris huvitav. See on hoopis teine pilt, mis sulle avaneb liikluses, kaasa arvatud selles, et kuidas teised ümbertingi liiklevad. Muidu sa seda ei pane tähele. Sõidad 30 aastat autoga. Ole probleemi, kõik jääb automaatselt, eks ju. Nii seda enam, et kui sa veel samu teid põhimõtteliselt kasutad iga päev. Ja eks see garanteerib üldiselt meil selle ellu jäämise. Seepärast, et meil on ajul vaja väga vähe ressurssi tegelemaks siis sellega, mis me teeme, eks ole. Või kui sa, ma ei tea, sööd, eks ole, või jood, me ju kõik kogu aeg teeme seda sama. Seepärast öeldakse, eks ole, enamus inimesi elab 95 korda 1 aastat ja mõned elavad siis 1 kord 95 aastat. Et seal ongi, et see kogu aeg kordub. Ja mida täpsemalt sa nüüd ette võtad, mis sa teed, sest sa pead aru saama, et millega sa siis saad nii-öelda mõjutada, mida sa ei saa mõjutada. Ja võt see ongi sama koht, eks ole, et mida ma enda elust, ja inimesed ei võta vastutus, see ongi, et kui me hakkaksime ometigi mõtlema, et me ei ela lõpmatuseni, et see on nagu nii, siis see võtaks ära ka selle, eks ole, et mitte ei tekitaks surmahirmu, vaid hakkaks just vastupidi, et minu arvates tekitama seda, et nüüd ma mõtlen, mida ma siis teen ja missugust elu ma tahan. Nii et väga oluline on see fokusseerimine, see planeerimine, aga su jutust käis läbi ka see, et kui palju me üldse saame aru sellest, mis meil siin kõrvade vahel toimub, et äkki see on ikka nii palju ajukeemias kinni. Ma olen isegi lugenud mingeid esialgseid uuringuid, mis ütlevad, et
inimene, kes on näiteks teadlikult või ka teadmatult viiruse läbi põdenud, et üks tüsistus on näiteks depressioon. Et äkki see tuleb kõik ainult sellest keemiast. See on just paar päeva tagasi mul üks tuttav ütles, näed, nendel, keegi tuli tööle, tema, abikaasa oli koroonas, tuli välja, hiljem tuli välismaalt, eks ju, ja nüüd ta ootab oma neid vastuseid ja nüüd tervel firmal tekkisid kohe sümptomid. Mis kadusid, eks ole, imeväel 3. päeval, kui selgus, et näed, polnudki haige, eks ju. Aga kõik hakkasid kohe, sest et see meid ju mõjutab kogu aeg. Kui sa hakkad mõtlema, et mul siit valutab ja valu tekib ka, elementaarne see valu tekib ka ajus. Aga Üli, mis saab olla nüüd see riiklik hoob, et kuidagi sellest koroonaväsimusest üle saada, sest ühel hetkel näiteks haiglate täituvus nii suur, et riik ju midagi peab tegema. Mingisugused piirangud peavad olema, aga samal ajal, kui inimesed neid eiravad, mida neid siis ikka kehtestab? No seal eile õnneks see just kirjutati artiklis, et pole oodata, et haiglad täis lähevad, esiteks. Ja teine pool on see, et vaata, ikkagi nagu, mida ma ka oma loengutes kogu aeg räägin, et vaata, tervis on see asi, ilma milleta, sul võib raha mitte olla, sa saad minna raha teenida, aga kui sul tervist ei ole, et siis siis ei ole mitte midagi, eks ju. Ja nagu me just ütlesime, eks ole, et mine käi korra EMO-s ära, sa näed, kui ilus elu on ja sa pead hakkada aru saama, ehk sa pead ise elus hakkama saama. See võrdluse küsimus. Just, eks ju, et see on alati võrdluse küsimus. Ja nüüd ongi see, et sa pead selle aja, eks on väga tore, hakkaks küll hommikul ilmest tegema või hakkaks kõndima, need on asjad, mis tõesti mitte midagi ei maksa, eks ju. Aga kus ma aega saan? Kui sina aega ei võta, siis mitte keegi sulle seda aega ei anna, see on ka ilmselge. Ja muidugi mugavam on, eks ole, istuda, vihtuda endal saiu sisse, eks ole, mitte mõelda, mis ma söön, mitte liikuda. Aga kahjuks on niimoodi, eks ole, et minu vanuses juba inimesed peaksid liikuma, sest iga aasta sul lihasmassi arvelt kehakaal juba 2,5 kilo kaob. Aga kui sul pole lihaseid, siis sul hakkavad luustikus hakkavad tekkima probleemid, sest hakkavad ju liigest hakkavad kuluma ja nii edasi. Ja nüüd ongi, eks ole, et me ei viitsi seda esimest sammu astuda, lihtsalt selles on küsimus. Inimesed on väga mugavad ja ongi Chicago lennuväli, eks ole. Walk, stop. Mõelge ise, liikuge, fokusseerige, planeerige ja ärge unustage, et tervis on tähtsam. Ärge lugege neid uudiseid kogu aeg. Vahepeal tuleb sellest välja lülitada. Absoluutselt. Aitäh, Üli tulemast. Aitäh.